Kell on saanud täpselt nii palju, et mõne minuti pärast juba võime tänase hommiku täiesti lõppenuks lugeda. Hommikringis saatetiimil on jäänud üle mängida veel ainult üks lugu ja mis võiks olla mõnusam laul, millega saata teid mõnusat päeva veetma, kui klassika ise Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Üks kihvtimaid laule, mida võiks hommikul Eesti inimene kuulata. Kalle Pasavel, Lillemäe tänavat, teid kohtume juba homme hommikul kella 7. Head sõbrad, mina olen Kalle Paas. Olen tartlane, raadiosaatejuht ja üldiselt võttes ka jalgpallihuviline. Mulle valmistab suurt pettumust see, et Tartu Tammeka ei asu Eesti meistriliiga tabelis sellel kohal, kus ta võiks asuda. Praegu on nad 6, aga kui vaadata tabelit, näiteks viimati kaotatud mäng 1-3 FC Viljandile, mis on sisuliselt projektvõistkond, kellest Tammeka igal juhul peaks orgaanilise ja Tartu linna esindava satsina üle olema. Kui kõike seda arvesse võtta ja selle peale mõelda, siis peaks Tammeka tabeliga parem olema ja Viljandit tuleks 3-1 hoopis võita. Sellele kõigele mõeldes pakun nüüd, kui 12 vooru on jäänud veel selle aasta meistriliiga lõpuni välja sellise kihlveo või pakkumise. See on Tammeka mängijatele. Nimelt iga teie poolt löödud värava eest Eesti meistriliigas kuni selle hooaja lõpuni jooksen mina, raadiosaatejuht Kalle Paas, 5 kilomeetrit. Et see kõik ei läheks liiga lihtsaks, teen ka pakkumisele väikese täienduse. Iga sisse lastud värava eest läheb joostavast distantsist kilomeeter maha. Teisisõnu, kui näiteks Tammeka võidab 2-1, pean mina jooksma 9 kilomeetrit. Kui Tammeka võidab 5-1, siis püha müristus, ma jooksen ja tõenäoliselt satun Maaremõisasse. Aga igal juhul motivatsiooniks Tammeka palluritele selline pakkumine minu poolt. Minupoolsed tingimused, lööge palju väravaid, iga värava eest 5 kilomeetrit jooksen, iga sisse lastud värava eest 1 kilomeeter maha. Loevad ka kummadki poolt oma väravad. Minul on aega jooksmiseks kuni käesoleva aasta lõpuni. See siis tähendab, et kui te peaksite eriti palju väravaid lööma, sumpan ma lumes ka ammu pärast meistriliiga hooaja lõppu enne jõulupraadi sisse piitsutamist. Tingimused veel, ma jooksen, kui aga peaks tõesti oktoobris juba sügav lumi tulema, sellisel juhul võin ma jooksmise asendada suusatamisega ja võin jooksmise asendada ka rattasõiduga, aga sel juhul ma pean distantsi läbima 2 korda pikemalt, ehk siis 5 kilomeetri jooksmise asemel 10 kilomeetrit rattasõitu. Teilt ma ei oota mitte midagi muud kui seda, et õlitage hammasrattad, lööge palju väravaid, laske vähe väravaid sisse ja hoidke tabelis positsiooni ja miks mitte siis kerkige pisut kõrgemale. Palun!